Tere taas, head saatekuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudijana, konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 62 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas EL ei pea ise sanktsioonidest kinni, sest Venemaal ostetakse rekordkoguses veeldatud maagaasi? Kas Iraani kriis vähendab naftavarusid? Palun, Andres. Mõistust ja tarkust, nagu alati soovin, ja hakkame siis alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Ja mis siin siis ikka proovime siis kohe minna nendele küsimuste juurde, sest eelmine saade, kui te vaatasite, siis seal oli rafineerimistehastest juttu väga suurelt, et neid jääb vähemaks, aga ja Venemaalt ka ei tule õieti neid ära ja küsimused olid ka seal ajakirjanikul olemas, et kui nüüd Siberis ja Ida-Siberis ja igal pool on kütusekriis, aga vaatame, mis see küsimus ütles siin. Teeme siis slaidid lahti. Nii, näete nüüd ilusti pilti. Siin on ilusti öeldud. Sanktsioonide silmakirjalikkus. See on eestikeelne sõna. Ja näete, Euroopa Liit impordib rekordkoguses Venemaalt veeldatud maagaasi. Noh, mida me siin räägime või mida me siin tõestame? Küll on Venemaa nälgas, seal on kütust ei ole, kõik on kummuli ja kõik on haiged ja riiki neetu ei ole, neid naftajuhtmeid ega midagi. Aga pealkiri, näete, ütleb ja mina ei ole seda välja mõtelnud, pilt on siin ka ees, näete, laev ootab juba siin, laevale pannakse siis veeldatud maagaasikene peale, nagu öeldakse, ja sõidame, tšoh-tšoh. Ja vaatame, mis siis öeldakse. Ja see on kõik, näete, Report 24 News. Tuletan teile meelde, et tasub seda vaadata ja nii edasi, nii edasi. Nii, ja ongi siis nii, näete, Brüsseli eliit. No vaat, kui hea sõna on, kuulutab Venemaa vastu totaalset majandus- ja energiasõda ning ajab oma sanktsioonide hullusega tahtlikult sisemajanduse hävingusse. Kuid moraalse retoorika taga paljastub Euroopa Liidu poliitika täielik silmakirjalikkus. Näete, siin nagu meil siin lõikame, et üks partei on parem kui teine partei, näete silmakirjalikuks, üks käsi ütleb, et ei tee, teine teeb ja mitte midagi ei ole, sest see ainult lollide need usuvad nii massimeediat ilma kontrollimata ja tuletan teile meelde, et oma alateadvuse lahtipakkimiseks alati küsige ainult 2 küsimust. Miks seda tehakse ja kellele see on kasulik? Pikemalt Schopenhaueri omasid, neid ei ole mõtet panna, see on pikk jutt. Aga 2 küsimust. Miks Euroopa Liit valetab ja teeb niimoodi, ajab ennast hävingusse? Aga ta päris need ei aja ka hävingusse, sest silmakirjalik nagu on, ta ütleb silmakirjalik, aga mina ütlen seda, et see on nagu vale ju. See on ju tõde ja vale on olemas. Aga siin on ära, ega see uus eesti keel on ka selline laiapõhjaline, kas ta on nüüd lai või on ta põhjaline või kuidas see on, mida see tähendab. Ja näete, 2026. aasta esimeses kvartalis tõusis Venemaa veeldatud maagaasi import uuele tasemele, näete.
samal ajal kui Euroopa Liit on muutumas täielikult sõltuvaks USA ülikallist hüdraulilisest purustatud gaasist. Igaüks, kes ikka veel usub sõnagi, mida Euroopa Liidu juhtkond ja selle lojaalne peavoolumeedia räägib, on abitu. Vaata, väga hea lause on, kui te usute lollust ja usute, et keegi tuleb teile kallale ja idanaaber ründab teid ja selleks on vaja ei tea mis igasugused liigutused olla. Ma toon ühe näite ka vahepeal televiisoris nägin, kuidas veekahuriga mängiti ja siis olid politseinikutel oli riided seljas ja siis mängisid need ka, need mässajad, kes seal olid, neil olid nagu kile ja joped ära. Ainukene asi, mis puudus nendel kilepoistel olid Molotovi kokteilid pihust, kaikad, nuiad, kivid, millega tõsiselt, kui läheb tänava lööminguks kakluseks, siis politseinikud loobitakse ikka nendega ja kui tahetakse ikka tegelikult trenni läbi teha, ma sain ka kunagi, käisin ikka boksitrennis, siis silm oli ikka peale trenni oli paistes ja sinine ja see on lihtsalt selle spordiala eripära, sealt kui niisama käid ja teed uhaha, ihaha, siis see ei ole boks ju. Ja kui tahetakse ka midagi trenni teha ja mingisugust märatsevat jõuku, siis peab jõu vastu olema. Teised on paksult riides ja midagi ei ole. Ja kui on ka vastupidi oleks olnud, et politsei sai kätte, ta peaks ju valuvõtteid kasutama, väänama ka ja on mõlemal silmad sinised ja siis vestlevad. Siis on trenn tehtud, siis on näha, et mis kannab. Aga kui läheb löömaks, ma arvan, et selline politseiports paneb ise jooksu, kui sealt hakkavad tulema, et üks politseinik põleb Molotovi kokteiliga ja nii edasi, nii edasi. No see on vahemärkus, mida ma siin näen, et laste mäng käib, et valetamise otsa umbes hirmutamine käib, aga näete, abitu on. Siin see Euroopa juhtkond ütleb need. Samal ajal kui Euroopa kodanikele loetakse kokkuhoiu abinõudest, deindustrialiseerimiseks, et tööstust lõhutakse ja hüppeliselt tõusvatest küttekuludest kui solidaarsust Ukrainaga, need on üks märk võetud sisse, kõik on Ukrainaga sõbrad. Aga vaadake, millegipärast Ameerika enam ei taha NATO sõber olla, mis põhjusel, mõelge natukene seda, kas on midagi see seos või ei ole, et aitab küll siin olla lolli panna või imelikke asju mängida. Ei saa ju olla solidaarne, nii kui sõda ja suured rahakotid ja kõik ja umbes ja kõik kauad, kui kuulate ja vaatate seda, näete. Ja siin ta ütleb ka ise, ega mina ei ole seda Report 24 News seda välja kirjutanud, näete, siin kirjutab, on pandud solidaarsust Ukrainaga jutumärkides. Ostab Euroopa Liit jätkuvalt rõõmuga Venemaalt maagaasi, veeldatud maagaasi turul. No see on ka maagaasiturg on olemas ja varem ikka räägiti, et on iga aasta on ka relvaturud olemas, aga sellest nendest üldse ei räägita, nagu relvi turul ei müüda. Varem oli igal pool, igaüks tuleb oma relvatööstuse toruga kohale, ostad ära ja kui ost suuremad, siis spetsialistid kaasa, nii nagu ikka ostad Pätsi leiba, müüakse ka püstse, rakette ja gaasi ja kõik on müüdav ju siin maailmas, see ei ole sellest, aga sellest ei räägita ja praegu on jalgpallivõistlused, vaadake seal üks kohtunik ka Somaaliast kõrvaldati sellepärast, et keegi kas AI või kes see seal leidis temalt selle mingisuguse seose terroristidega ja see oli Aafrika mandri kõige parem jalgpallikohtunik. Jälle selline, millest mina aru ei saa. Tein vahepeale natukene. Nii, need abitu ja ostab turul. Energiaökonoomika ja Finantsanalüüsi Instituudi hiljutise andmete kohaselt kasvas Venemaa veeldatud maagaasi import
Euroopa Liitu 26. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aastal tervelt 16%. Vaadake iseenesest, kuigi põletatakse kõiki neid jaamasid maha, ulatudes ligikaudu 6,9 miljardi kuupmeetrini. See on suurim kvartali maht pärast sõja puhkemist. Vaadake, kuidas sõda toodab kasumit. Vaatamata kõikidele sanktsioonide üleskutsetele on Venemaa endiselt Euroopa Liidu suuruselt teine veeldatud maagaasi tarnija. Teine, arvake ära, kes esimene on. Ma ei hakka ütlema teile, ehk mõtlete välja. Eriti huvitav on pilk sihtriikidele. Õitsvat kaubavahetust Venemaaga veavad eesotsas, vaadake, Prantsusmaa, Hispaania ja Belgia. Irooniliselt kombel täitis Prantsusmaa Emmanuel Macroni juhtimisel, kellel meeldib end meedias kujutada kui peamist sõja õhutajat ja kes pidevalt nõuab vägede paigutamist oma terminalid näiteks Tonkengrio ja Montenegro aasta esimestel kuudel rohkem Venemaa veeldatud maagaasiga kui ükski teine Euroopa riik. Vaadake, siin mina ei räägi siin nii mingisugust numbrit, see on News 24 ja tema toetub, näete, siin on siniselt alla kirjutatud, siin tuleb teine andmeallikas, kui tahate vaadata, siis vaadake. Seesamane kuupäev, piltidel ees on allkiri, korraks lähen sinna ette, näete, siin on allkiri ja siin on 14. mai uudis on see seal. Nii et näete, mis siin on ja näete, mis ta sai. Ja oli kuude rohkem kui ükski teine riik. 25. aastal kandsid Euroopa liikmesriigid üle hinnanguliselt 6,7 miljardit eurot Venemaa veeldatud maagaasi ees. Lisaks veel 5,9 miljardit Euroopa ülejäänud torujuhtme tarnete ees. See on harilik gaas. Ainuüksi 26. aasta esimese 4 kuuga voolas Euroopa Liidust Moskva riigi kassasse veel 3,88 miljardit eurot. Näete, kummale see sõda siis kasulik on Euroopale või Venemaale? Jah, Venemaa Jamali torujuhtme projekti import kasvas samal perioodil veel, näete, 17,2%. Siin on numbrid, neid saate kasutada ja vaadata, sellepärast Eurostatist ja numbrid ei leia, aga kusagilt need Euronews 24 Weberiga eesotsas on selline ajakirjanik toimetaja, kusagilt nad saavadki. Kuid sellel hullusel on teine maksumaksja jaoks äärmiselt kibe komponent, et kodumaine tööstus lõpuks maatasa suruda, on kunagi odav ja usaldusväärne Vene torujuhtme gaas asendatud absoluutse premium segmendiga, massiliselt ülehinnatud USA veeldatud maagaasiga. Ameeriklased premeerivad Euroopa allumist astronoomiliste kasumitega. USA tarned Euroopasse enam kui 3-kordistusid aastatel 21-25 ja IEFH ennustab, et USA veeldatud maagaas möödub järgmisel aastal Norras mandri suurima gaasitarnijaga potentsiaalse turuosaga kuni uskumatu 80% aastaks 2028. Vaadake, Norra poistel läheb ka elu kergemaks, nad saavad rahulikult seal omaette tegutseda, ei pea enam Venemaa või sinna Euroopasse müüma gaasikest. Ameerika kaudu tuleb see kõik, aga iga hinnaga. Ikka Ameerika värk on ikka parem. Kuid USA gaas on Euroopa ostjate jaoks turul kaugelt kõige kallim variant. Euroopa on nüüd äärmiselt volatiivse
hindade ja Washingtoni geopoliitiliste kapriiside eest täiesti kaitsed. Lahendus peaks olema energiatõhusus ja vahelduva elektri tootmise laiendamine tuule- ja päikeseenergiast. Kuid talvel, kui tuule- ja päikeseenergiat napib, muutub olukord kriitiliseks. Näete, saite teada või juba ennem teadsid, ma arvan, et need, kes siin vaatavad meie saadet, need teavad asjast, aga kui lähete sinna Riigikogusse, siis seal öeldakse Euroopa Liit ja Brüssel, need teavad, seal on ainukesed õiged ajud, kelle peale peab toetama. Kui nemad ütlevad, et sealt tuleb COVID, siis kõik on korralikult kohe haiged COVIDis, ootavad süsti ja kui öeldakse, et nüüd varsti tuleb see tagasi, see Venemaa mürk, Novatšok, siis see ka tuleb tagasi ja siis hakatakse süstima ja nii edasi, nii edasi. Nii et asi on kogu aeg olnud sarnane. Nii et aeg on konstantne, millist tahate, iga kord on olevik. Nii ja teine küsimus oli, näete, kas Iraani kriis vähendas naftavarusid. Vaatame need sellega üle, kindlasti teid huvitab. Vaadake, kui palju tünne ja nad kõik ilusti seisavad. See on varustusjaam. Siin ei ole rafineerimistehas, siin torustikke ei keedeta, ei segata kraami, ei aurustata ja ei setitata, filtreerita, nii nagu see värk käib, vaid on tünnid ja näete, mis siis on. Rahvusvaheline Energiaagentuur lööb häirekella. Lähis-Ida ja Ukraina konfliktide varjus kahanevad ülemaailmsed naftavarud enneolematu kiirusega. No ongi, sellepärast varu on sul tünnis ämbris. Aga kui on sul maakera põhjas, mis ise toodab sul kogu aeg, millest siin on räägitud, et nad ise täituvad, need maapinna kohad, siis ei juhtu ju midagi, sa võid seda rääkida nii palju kui tahad, et see sai tühjaks, ta on paarkümmend aastat tühi, läksid kõrvale paar kilomeetrit mäe taha, kaevasid, puurisid augu, tuled tagasi, kurat jälle on siit vaja võtta. Noh, hädas oled kohe niimoodi, aga tünn, kui sul on bensiinipaak ka tühi, ega nutad seal kõrval või karjud või teed kätekõverdusi või kükki, see ei aita. Ja näete, siin ütlebki, mis Euroopas toimub. Samal ajal kui finantseliit ja spekulandid raha teenivad, liigub maailma tohutu tarnepuuduse pool. Ja kes selle geopoliitilise katastroofi ees lõpuks maksab, ohjeldamatu inflatsiooni ja võimaliku normaliseerimise näol, on juba selge keskmine kodanik. Näete, siin ütleb ilusti ära, et talongid tulevad, kui me normaliseeritakse, sul on auto, aga auto peale saad terve kanistri bensu terveks aastaks, kurat hästi, siis saab elada. Ja kui selle kanistri teie valad ka paaki, teine näeb, öösel läheb ja libistab ja imeb selle toruga välja. Nii nagu nõukaajal oli sellised lood. Ma mäletan, siis läksid kohe Siguli need lukuga bensiinipargi korgid läksid käima. Ja pärast, kui see kork ka ei olnud, siis roomati alla ja keerati bensiini sette kork ära eest. Sealt, kus rooste ja see tuleb ja saad ikka bens kätte. Nii et asjad toimivad, sellel ajal toimisid ja läheb siin samamoodi. Ja et hoida, siis kordamööda valvad ja kurikas on kõrval kogu aeg, vaatad, näed, kuule, keegi läheb meie auto juurde. Vist öösel ta vist ei lähe klaasi puhastama, et ta läheb seal midagi tegema või näeks ise mõelge. Need on mul läbi elatud etapid. Soovitan teil mõelda ka etapid läbi, sest ise teeme endale ära. Ega idanaaber ei tule kallale, seda ma võin teile öelda. Sest see ennem oli lihtne, idanaaber lülitab selle Narva veehoidla vee välja, laseb selle veehoidla tühjaks, jahutab, vett ei ole ja kogu lugu ja suvel on need tuulikud ja päikesepaneelid põlevad, aga talvel, kui ei ole seda
põlevkivi elektrijaama või gaasi elektrijaama, siis on kõik otsas, siis saab küll kurikad ja kõik lähevad käiku. Poed ei anna ju, kõik on ju elektri peal ja kõige hullem on lasteaiad, haiglad ja mõelge, see on selline raske lugu. Nii, majanduslik Harmadegoon on lärmakas, vaadake rahvusvahelise energiaagentuuri hiljutise üksikasjaliku aruande kohaselt kahanevad maailma nafta hädaolukorra varud muret tekitava kiirusega. Ainuüksi märtsis-aprillis haitus 250 miljonit barrelit sõna otseses mõttes õhku. See on 4 miljonit barreli kadu päevas. Selle päästikuks on katastroofiline eskaleerumine Lähis-Idas, mis lämmatab sõna otseses mõttes ülemaailmset naftavarustust. Rohkem kui 10 nädalat pärast sõjalise konflikti puhkemist on selle välispoliitilise fiasko täielik ulatus selgumas. Hormuzi väin, mis on umbes 1/5 maailma meritsi transporditava toornafti peamine pudelikael on sisuliselt suletud, praegu blokeeritud on üle 14 miljoni barreli naftat päevas. Kumulatiivne kahju on maailmaturul on juba ületanud vapustava piiri, mis on üle miljardi barreli. Habras relvarahu on laevanduse olukorda vaevu parandanud. Kasustamine selle mõttekojad nimetavad seda enneolematuks pakkumisšokiks. Maailma majanduse eriti juba niigi raskustes oleva Euroopa majanduse jaoks tähendab see otsest kokkupõrget reaalsusega. Juba aprillis langes ülemaailmne pakkumine veel 1,8 miljoni barreli võrra päevas, 95,1 miljoni barrelini. Ja see ei saa lõputult jätkuda. Nagu ikka, on ka selles kriisis võitjaid. Finantseliit, nagu OPEC oma viimases kuluaruandes teatab, säilitavad riskifondid ja teised rahahaldurid suures osas oma optimistliku hoiaku. Nad kasutavad kaost ära, et teenida tohutut kasumit, samal ajal kui Brenti toornafta hind plahvatas dramaatilise tipuni $140 barreli kohta. Ja isegi üle $141 füüsilisi tarne puhul. Kuigi viimasel ajal on toimunud kasumi realiseerimis, Brent on kolmapäeval umbes $107, püsib toksiline hinnatase. Samal ajal kui kodanikele on aastaid öeldud, et nad peavad kõrgemate geopoliitiliste eesmärkide nimel ööd pingutama, õitseb Venemaa naftaäri. Näete, siin juba teine artikkel ütleb, äri muudkui toimib, eelmine oli ka ärimehest, ütlevad, OPEC-id teenivad, aga teenivad ka Vene ärimehed, nii et äri on äri. Ja ta väidab üsna asjalikult, et Venemaa toornafta eksport on isegi suurenenud. Põhjus on oma küünilises peaaegu võrrad. Kui olukord Pärsia lahes eskaleerus, siis USA lihtsalt peatas ajutiselt lääneriikide sanktsioonid Venemaa naftasaadetistele, et kaitsta oma turgu. Need suured on suured alati. Peavad omavahel nõu ja väiksed peavad väiksed, nii et mõelge ise. Kui lähete kuhugile kasiinosse mängima, kindlasti olete näinud ka seda Bond 07, Mr. Bondi lood, kus seal suured mängivad miljonitega, siis minusugust ei lasta sinna lauale ligi, sest panused on liiga suured. Rubla ja 2 või 10 või 20 euroga sinna ligi ei pääse, kui seal on miljon lauas ja ütleb, tõstame veel panus 5 korda, mitte ei hakka seal 1 euroga panema juurde, nii et sinna ei lasta. Ja näete, siin ongi see samane ajutiselt peatas Venemaa naftasaadetele ja siin on peatas ajutiselt on jutumärkides, saate sellest aru, et see on lihtsalt sõnakõlks. Kui muidu tegelikult võtaks ära see, siis ta peatas, aga see on võib-olla peatus, võib-olla ei peatus.
ja võib-olla on hea muret tekitav avaldus. Nõrgem majanduskeskkond ja nõudlus vähendavad meetmeid mõjutavad üha enam kütuse tarbimist. See peaks iga kodaniku jaoks häirekellad lööma. Nõudlust vähendavad meetmed pole midagi muud kui riikliku sunni poliitiline kood. Kui pakkumine vale poliitika ja sõdade tõttu kokku kukub, siis probleemi ei lahendata, vaid pigem hallatakse puudujääki. See tähendab paternalismi, kunstlikke liikumispiiranguid ja potentsiaalselt uusi energiavarustuse sulgemisi ülal. Geopoliitiline kaos on taaskord ideaalne ettekääne tavainimeste vabaduse ja heaolu edasiseks piiramiseks. Vaadake, kui ilusti ütleb jälle see News 24, ennem piiras seda liikumisvabadusse COVID-19, aga nüüd sul ikka bensu ei ole ja tuleb õue peale leivaauto, sellepärast poes elektrit ei ole, ei saa sisse ja nii edasi, nii et heaolu piiratakse. Nüüd oleme siis suurel ekraanil. Mida siis arvad, Maarja? Ja aitäh ja ettekande eest. No ütleme niimoodi, et see nafta pikaajaline kriis, mis hetkel on juba olnud, on ju tegelikult avaldanud mõju, soodustanud nii-öelda pistikhübriidide ja elektriautode müüki. Sest ennem seda kriisi oli ju tegelikult olukord, kus hakkasid, ühiskond juba hakkas loobuma sellest elektriautode autondusest, sest me kõik nägime ja kuidas see elekter kalliks läks ja ta on ju siiani kallis, Eestis vähemalt. Soomes on, elekter on normaalse hinnaga ja aga tänu sellele kriisile on Soomes on tõusnud kindlasti pistikhübriidide ja elektriautode müük. Ja siit vandenõuteooria jällegi tekib minul, et mul on selline tunne, et Trump nagu tasuks Elon Muskile sedasi rahaliselt, et ta nii-öelda Trumpi aitas presidendiks. Et lööme Ormusi väina kinni, tekitame kütusekriisi ja siis kõik tormavad Teslasi ostma. Et vähemalt niisugune vandenõuteooria, aga see on muidugi vandenõu puhtalt. Et jah, eks ta nii ole. Et ütleme nii, et Trump päästis elektriautod. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas britid lõpetavad kliimahüsteeria? Kas Berliini linn tahab saada sooja sukeldusveekeetjaga? Palun, Andres. Nii, mõlemad jällegi head küsimused, vajalikud meile. Kogu aeg oleme selles rohepöördes sees ja mis me siin ikka pikalt suures pildis lähme slaidide juurde. Nii, ja see jõudsimegi siis küsimuse juurde. Kas britid lõpetavad kliimahüsteeria? Vaadake, see on nüüd ära. Nemad lõpetavad selle kindlasti, sest nemad sellega peaaegu alustasid koos sakslastega 1970, ütleme nii. Ja vaatame, mis siis on. Näete, ütleb, saab läbi hüsteeria. British Petroleum on selle nimi, PR, peatab kahjumlikud mitme miljardi dollari suurused CO2 projektid. Meili on CO2 projektid ikka kehtivad, see liikmemaks, ennem oli partei liikmemaks, oli olemas, ma ei tea, kuidas nüüd erakondades, kas nõutakse liikmemaksu või ei ole. Aga seda ma kuulsin, parteis ikka tuli ja komsomolis ja kõigil olid liikmemaksud. Nii, ja siin on CO2 maksud, ta ei saa seda maksta, sest ta ei ole Euroopa Liidus. Vaata, sealt tuli ära ju 2020. Nii, ja hakkame siis minema asjadega ühele poole ja nii ta siis liigume siin.
energiagigant British Petroleum taandub Suurbritannia mitme miljardi naela suuruses kliimakesksetes projektides. Näete, britlased tõmbavad ka jehhaid kuhugile suunas minema. Siin Belgia ja kui te vaatate, soovitan vaadata ja neid tehnokraate, siis näete, igal pool tormavad peale Saksamaa, kellega me tahame kogu aeg olla ühtemoodi. Kesketes projektides taevani tõusvate kulude surve all lõpetab naftagigant oma täiesti kahjumliku projekti CO2 ladustamiseks Põhjamere alla. Näete, CO2 ta ei hakkagi sinna ära pumpama maksuga sisse. CO2 ise läheb kaevupõhja, kui te olete kuulnud vanasti, kui oli vaja kaevu mudas puhastada, küünal lasti alla, siis CO2 läheb põhja ja kui on koopad ja kaevandused, siis see CO2 tagajärjel hakkabki uus kütust toimetama, ta hakkab reaktsioone tegema iseenesest. Aga see võtab aastaid natukene. Inimene oma 1-2 põlvkonnaga ei ole, aga 3 saab juba kätte, nii nagu vaadake palmid või need palgid kasvavad, männipalgid või kuusepuud või suured, mis ta läheb palgiks, et õige aeg on vaja siis maha saagida, et lauda teha. Niimoodi on see maailm seotud. Nii, ja vaadake nüüd edasi. Briti valitsuse jaoks osutub dekarboniseerimise tee üha enam taskukohaseks unistuseks. Aastaid on Briti valitsus kiitnud kavandatavat süsiniku kogumise ja säilitamise elektrijaama Net Zero Design ja nii nimetatud Northern Ocean Partnershipi kui teed netto null tulevikule. Olete nendest kuulnud? On meie siin lai massimeedia kirjutanud nendest unistustest? Ma arvan, et ei ole. Valitsuse sõnul on selle projekti eesmärk tohutute kuludega põletamisel tekkiv süsinikdioksiid koguda ja see ülikalli torujuhtme võrgu kaudu määramata ajaks Põhjamerre alla matta. Vaadake, see on midagi uhkode või selline ulmekirjanduse lugu. See kirjutatakse selles Briti ajalehe Guardian andmetel on see tehnoloogiliselt ebareaalne soov mõtlemine nüüd aga läbi kukkumas. Vaadake, kommunism oli ka nii mõtlemine, et ma ei millegi pärast kukkus läbi. Kuna kulud kerkivad hüppeliselt lubatumatule tasemele. Vaata, nüüd hakkasime nagu muinasjuttu lugemas. Kuigi valitsevad sotsialistid tahavad oma kliimamanikaalset tegevuskava läbi suruda, puudub leiboristidel üllatavalt majandusliku reaalsuse tunne. Ilma jätkusuutliku tulu ja usaldusväärsete ärimudelite väljavaadeteta pole erasektoril lihtsalt mingit huvi selliste maksumaksja raha toestute mustade aukude vastu. Sellist riigi abi saab valitsuse vahetumisel, näete, valitsused vahetuvad, saab kohe visata eelmised lollused väga kiiresti prügikasti ja võtta need lolluste hääletajad kohe vastutusele, sest siis ei ole näiteks enam seal Riigikogus, tal on saadiku puutamatus ära võetud, siis on see füüsiline noomitus ju võimalik teha koos suulise noomitusega või kuidas, ma ei oska seda öelda jälle, kui on selline raske olukord. Tulevad kaotused, näed, saab vahetamisel või kasvava valitsemissurve tõttu kiiresti kaotada ja siis tulevad kaotused investoritele ja nende aktsionäridele kummitama. Näete, aktsia tuleb sisse, sa oled võlgu, anna raha tagasi, aga mille ees, sellepärast sa tahtsid seda Peeru maa sisse peita, ütleme niimoodi, ja sa ei maksnud, mõelge, see on niisugune imelik asi, millest mina aru ei saa. Aga need British Petroleum ikka sai lõpuks aru, seal ka mõni suures firmas ikka hakkas loogilist mõtlema. Teeb nüüd loogilisi järeldusi, olles vajalikud sammud juba kuid tagasi ette valmistanud,
ja tõmbab lõpuks ometi lahenduse välja, enne kui on liiga hilja. Ettevõte kavatseb keskenduda oma põhitegevusele, milleks on nafta ja gaas. No see on British Petroleumi koguaegne tegevusala olnud, nafta müük, gaasi müük. Arvestades kasvavat globaalset rahulolematust mõttetute ja majanduslikult kahjulike CO2 maksudega, näib ettevõtte peakorter panustavat sellele, et see absurd võib peagi lõppeda. Nüüd absurdsusest räägime siin. Kui seda te siin ei vaata, aga see absurdsus, kui seesamane absurdsus näiteks anda sinna Saksamaale, siis see on siin, sellepärast me tahame sakslaste moodi olla. Parem oleks, kui need briti poisid sakslastele sellest ei räägiks, siis jääksime sellest ilma või kuidas on pärast Maarjo ise mõtle. Maailm on järk-järgult hülgamas kliimahüsteeriat ja selle absurdseid CO2 vähendamise eesmärke. IPCC teadlaste hiljutised järeleandmised on täiesti liialdatud kliimamudelite osas. Report 24 teatas kiirendavaid seda protsessi tõenäoliselt veelgi, olgu see siis CO2 säilitamine näiteks. Meie aruanne siit, kui võtate lahti selle kuupäeva eest, siis näete seda aruannet ja ma arvan, et seda tehnokraati vaatavad väga paljud päris tehnokraadid ka, keda huvitab aruanne, faktid otseselt, aga meil see saade on tehtud niimoodi laiemale seltskonnale, et lihtsamalt oleks nagu aru saada. Ebaökonoomsed projektid rohelise vesiniku tootmiseks, sellest kirjutasime ka meie, näete, seal on jälle samamoodi. Või muud kliimahüsteeriast lähtuvad raha põletamise skeemid. Ükski neist ärimudelitest pole kaugeltki elujõuline ilma valitsuse toetuste ja CO2 maksude kaudu kunstlikult paisutatud energiakuludeta. See on ettevõtete peakorterites hästi teada. Vaadake, ettevõtted meil on ka kindlasti siin suurettevõtete on alakontorid, aga peakontorites igal pool on teada, kus ruttu ära müüa, kus ruttu valmis teha. Näete, siin ütleb, kuid poliitikutele seda tõde peaaegu keegi ei julge öelda. Näete, poliitik on ikka nii suur, et mitte midagi ei ole teha või kuidas te näete siin. British Petroleumi samm on järjekordne mitte nii peen vihje Londonile, et radikaalne ümbermõtestamine on vajalik. Vaadake poliitikas seal laboristid ja mis seal asjad, ülejäänud kujud kõik vahelduvad oma ette seal vahepeal. Nii et esimene hüsteeria, näete, saab vist otsa või ei saa, siin ütleb. Lähme järgmise küsimuse juurde. See oli nüüd huvitav küsimus on, et kuidas siis Berliini kaugkütte hakkab toimima, näete, Berliini kaugkütte küttekehad, järgmine rohelise energia muinasjutt. Vaadake, eelmises küsimuses ma rääkisin, briti poisid tahavad seal CO2 matmise ja selle uputamise mere sisse koobastesse ära lõpetada. Et me tahame ikka sakslaste moodi olla ja vaadake nüüd päris huvitav, ma naersin seda tükk aega, aga ma ei tohi naerda, sellepärast me peame sakslaste moodi olema, nii et ma siis habemesse naersin. See on nii, et võib-olla saate ka naerda, kui oskate mõelda, aga kui ei oska mõelda ainult käsu täitmise peale, kui on vaja teha, muinasjutt tunnistada tõeks, on asi paigas. Nii, vaatame nüüd. Näete, Berliinis investeeritakse kuni 75 miljonit eurot hiiglaslikku sukeldusküttekehasse, mis on loodud päikeseenergia ülejäägist kaugkütte tootmiseks. Siiski on siin üks konk.
kuigi päikeseenergia ülejääk tekib peamiselt soojematel kuudel, saite aru? Nad tahavad talvel saada ka kuidagi sinna sooja vett. On süsteem kibedalt, külmadel ja pimedatel talvekuudel täiesti kasutu. Noh, mis siis? Sooja ikka saab või kuidas? Üks suurimaid probleeme niinimetatud energiasiirdega on tuule- ja päikeseenergia ebaregulaarsus ja kontrollimatus. Päikesepaistel, tuulistel päevadel ja teatud kellaaegadel toodetakse nii palju elektrit, et seda tuleb kas piirata või negatiivse hindadega välismaale müüa. Samas, kui pimedatel tuulevaiksetel päevadel ja teatud aegadel peavad tavapärased elektrijaamad ka kalli impordi kaudu varuks olema. No vot, sakslastel peab ka varuks olema, kuigi neil väga palju lund ei ole seal. Ja meil ju päästab ju tegelikult, meie süsteemi päästab ju kindlasti alati ju kliimaministeerium, kui olukord läheb ju, sest ministrid on alati rahvateenrid, nagu te teate, minister on rahvateener ja ta teenindab rahvast. Ja kui kliima on meil ikka niimoodi või külmaks läheb või kuidas nad seda seletavad, ma tean, et kliima ei muutu, siis ta on muutumatu minister, aga ilmaministeerium peaks olema. Ilmajaama järgi või kuidas ma olen sassi selle oma. Ja andke andeks mulle, ma pean vahepeal ise mõtlema, mul aju hakkab ühelt poolt suitsema teiselt poolt ja hakkab raksema siis. Hakkab nagu plaati üle viskama. Kõige parem plaadi ümber vistleja, kui olete kuulnud, on meil seal see, mis ta on, Jürgen Ligi või. Temal on alati vastused kõikidele küsimustele olemas, nii et ma tema moodi ei oska olla. Kahjuks või õnneks, ma ei tea. Olema Berliinis reklaamitakse nüüd lahendusena uut projekti, mille meedia on soodsalt toetanud. Nii. Lähme nüüd siis edasi rahulikult. Berliin Energy ehk ETP ja Stromnetz Berliin ja 50 Hertz plaanivad, vaadake mitu firmat, 1, 2, 3, 4 suurfirmat plaanivad väidetavalt paigaldada mitte koos tootmisjaama hiiglasliku sukeldusküttekeha, et varustada linna teatud osi kaugküttega. Plaan hõlmab 3 elektroodkatla paigaldamist koguvõimsusega 120 megavatt, mis kasutavad tuule- ja päikeseelektrijaamade ülejäävat elektrit kodude kütmiseks, soojavee tootmiseks. Eeldatakse, eeldus on olemas, aga tõestama ei pea. Eeldus on alati, tehnokraatidel on särajana, ma olen ka alati ütelnud, kui te tahate teada, siis alati on eeldus, väide, see võib olla vastuväide ja tõestus. Aga siin piisab ainult eelduses. Eeldatakse, et sellest saavad kasu umbes 30 000 leibkonda. Aitab eeldusest küll. Ja kui saab kasu ainult 3, see on ei juhtu ka midagi. Siiski on siin konks. Päikese- ja tuuleenergia ülejääk on tavaliselt saadaval soojadel päevadel, kui kaugkütet pole vaja, kuid talvel, kui kodud peavad olema soojad, sellist elektrienergia ülejääki pole. Kogu see kontseptsioon, mida nad üritavad inimestele müüa, geniaalset rohelist meedet elektri ülejäägu kasutamiseks lihtsalt ei toimi. Kindlasti ei tohiks nad palgata koolist puudujaid, vaid pigem inimesi, kes on saanud vastava väljaõppe. Näete, siin on märk, et aru ei saa üldse. Nii, väljaõppe, läheme siis lõpupoole. Ja lõppkokkuvõtte saame selle pildi, seda võite vaadata sellest News 24, seal on pilt ka, mida nad kujutavad, see on selline
spiraaltünn, mis peab keema minema, keedumasin. No lõppkokkuvõttes jääb see vaid kalliks energia ülemineku mänguasjaks ilma igasuguse reaalsuse praktilise kasuta. Asjaolu, et põhivõrgu ettevõtja 50 Hertz maksab kinni suurem osa 75 miljoni euro suurusest projektist ja saab ümberjaotamise lepingu kaudu kontrolli selle toimimise üle, paljastab ettevõtmise tegeliku olemuse. Asi pole kütte üleminekus, vaid pigem puhtas meeleheites. Vaadake, sakslased on meeleheites juba õnneks siin see Report 24, aga Eestis veel see meeleheide puudub, ma arvan. Ja praegusel ajal on see meeleheide, et aitab leevendada jalgpalli maailma meistrivõistlused, siis tuleb sügis, siis tuleb ehk talve, võib-olla tuleb mõnel meeleheide kallale, võib-olla mõnel ei tule, ma ei oska seda öelda. Iga inimene on eraldi, nagu öeldakse, ta on isiksus ja katsub ikka eraldi nurgas hoida ja nii ta on. Nad üritavad lihtsalt võrgu probleeme ja ebaõnnestunud energia ülemineku plahvatuslikke kulusid ehk ajutisel viisil küttesüsteemile nihutada. Ja viimane lõpp ilus punane sõna. Taaskord on selge, et energiasiirde fanaatikud armastavad välja mõelda lahendusi probleemidele, mille nad ise on loonud. Lahendamisi, mis parimal juhul ainult hullemaks teevad asja. Tõeliselt praktilisi lahendusi veel ei ole. Ma palun nüüd. Kui fanaatik tuleb ikka ligi, ütleb, et sul on ikka soeng, ei ole lilla või ei ole vikerkaarevälviline lipp sul kallal käes, siis see ei ole õige inimene ja nii edasi. No sealt võtame sellise näidise, sellise mõtte endale lõppu ja tuleme siis suurele ekraanile ilusti ja mis sa siit said aru, näed ise, et asi läheb niivõrd hulluks kätte ära, et minusugune nõnda nimetatud või kuidas mind on öeldud, lull tehnokraat või äraäpp, kes oskab veel 2 + 2 ja 4 × 4 korrutustabelit jäänud peas. Et ühesõnaga mina ei saa aru ja mind ei ole enam varsti vaja, aga need igasugused soojakehad ja muud kehad ja Briti petrooleumid ja kõik naljamehed on nagu väljakul. Mis sa arvad, Maarja? Aitäh sulle, Andres. Selles suhtes, et kui sakslased üritasid ja üritavad nii-öelda veekeeduspiraaliga endale sooja teha, nende kliima on vähe pehmem ja nad saavad hakkama, aga kui võrrelda nüüd meie nii-öelda meie miinuskraade ja meie külmasi talvesi, siis sellel talvel ju suri oma kodudest lihtsalt külma kätte üle 10 inimese. Et rekordaasta, mina ei tea taasiseseisvunud Eesti ajaloo jooksul, 30 aasta jooksul veel, et talve jooksul sureb külma kätte üle 10 inimesena. See on ju, tegelikult see on katastroof. Aga paraku Eesti valitsus on oma energiapoliitikaga ennast täiesti nurka mänginud. Ja ütleme nii, et Venemaa elektrivõrgust lahti ühendamise hind ongi see tegelikult see 13-14 inimest, kes ära külmusid. Et tegelikult need laibad tuleks kõik kirjutada meie valitsuse ja Reformierakonna nii-öelda arvele. Aga jah, mis ma siin ikka oskan öelda, et ma ei oskagi, sellega ongi hea saade kokku võtta ja kõike head ja järgmise korrani. Meil nüüd tuleb väike puhkus sisse. Ei oska öelda, kui pikalt, aga teeme väikese pausi, sest siin on otsustusfestival on meil vahel ja
ja eks näis. Aga kõike head ja järgmise korrani, nägemist. Loodan, et samad sõnad ütlen teile, et puhkate ja mis ma soovitan teha, see need Tehnokraadi saated, mitmes see nüüd oli, 63, et vaadake eestpoolt esimesest, hakake pihta, kui tunnete ennast üksindana ja siis näete, et jõle palju asju, me oleme siin nagu ette ennustajad või nagu vandenõuteoreetikud või kuidas või siis see lamemaalasteks või kuidas meid nimetatakse, aga me oleme ette näinud, et asjad toimivad ja lähevad tagasi. Nii tuumajaamad Saksamaal, ma hoian pöialt, sellepärast Saksamaa on kogu aeg olnud korralik seal keskel Euroopas tasakaalu hoidja, aga nüüd ta nagu ei ole ja näete, poolakas isegi kõrval hakkab elama ja vaadake need saated tagantjärgi ära, saate ju ilusti vaadata ja me puhkame ka, korjame jõudu ja infot juurde, nii et minu poolt ka head õhtut.